ma tahan alati, et kõikidel inimestel minu ümber oleks hea olla. Et põhimõtteliselt annaks nagu oma kingadki alast ära, et kuidagi ma tunnen, et minu õnn nagu sõltub sellest, et teised inimesed minu ümber tunneksid ennast hästi ja oleksid õnnelikud. Et kõigepealt õiendad, siis selgitad oma seisukohti, siis paned kõik tööle. No paraku nii lihtsalt on, et kogu see, mis tundub hästi tavaline igapäevaelu saab poogist vaadatuna, see on ikkagi tegelikult kõik läbi mõeldud. Keskmine YouTuber on ju, tubli YouTuber paneb ühe video nädalas ülesse ja kui sa paneksid 6 aja jooksul, siis paned 4 videot ülesse, ütleme su ühel videol on 10 000 vaatamist. Ma arvan, Google maksaks sulle selle eest kuus, ta ongi viimase aasta selline hästi tugev nagu mõistmine olnud, et nad on väiksed nii lühikest aega ja et nende lapsepõlv ongi nagu praegu see meie igapäevane elu on nende lapsepõlv, mille nemad mõtlevad kunagi tagasi. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on sisulooja suure algustähega, sest ta on jaganud oma igapäevaelu, oma teekonda ja igasugu põnevaid väljakutseid lausa juba 10 aastat ja seda täiega suure energiaga, väga ägedate kogemustega olnud kaaslaseks ja innustuseks väga-väga paljudele. Tere tulemast, Liisa Pärnpuu! Tere! Kas ma nüüd ütlesin tegelikult vist valesti, on ju? Mitte Pärnpuu, vaid paranda mind. Viiard. Viiard. Tere! Liisa Viiard. Tere. Aga ikkagi kõigi jaoks oled sa Pärnpuu. Miks sa seda ära ei muutnud? Just korra siin arutasime ka. Mis side ei suutnud lahti lasta või mis teema oli? See enda perekonnanime side ikkagi nagu jääb ja ma nägin seal võimalust seda hoida, aga eks ta ole mul justkui nagu selline väike brändinimi ju ka, et kuna see teekond on nii pikk olnud selle nimega ja no üldse teekond on selle nimega olnud ju pikk, et siis see tundus hea võimalus, et natukene säilitada seda veel enda jaoks. Täpselt, see on nagu sinu brändi nimi, nii nagu artistid paljud ilmselt jätavad ka, on ju, sa oled kõige artist, sisulooja artist, nii et täitsa arusaadav. Kuidas su suvi läinud on? Ja mis sul suvel veel plaanis on? Nüüd me oleme täpselt nagu suve keskpaigas, vaata. Pool suve möödas, pool suve ees. Räägi, kuidas läinud on, mis plaanid on? Suvi on olnud vihmane, nagu meil kõigi. aga selline pool kodune, pool selline jooksus, et kuna meil on nüüd siis suuremal lapsel esimene päris koolivaheaega suvi, siis mõlemad lapsed on mul kodused ja kõik plaanid, mis me siin suvel teeme, kõik nagu töised plaanid ja sellised lõbusad plaanid, kõik keerleb siis tegelikult laste ümber, et igal pool nad on meil kaasas, et ma isegi imestan, et mul siin praegu kedagi jala otsas ei lipu täna. Et siuke lastega kodune suvi on olnud tegelikult vaatamata sellele ilmale üsna toimekas. Väga mõnus. Jah, ja see on siuke sinu 2 tundi praegu siin oma aega. Nii et naudime. Sõbrannaga siin väiksel veel. Just. Kohvi oleks täna soa ilmel. Vett ja triimkahvi ja kooki, nii et väga-väga mõnus, nagu kohvikus. Siis ühesõnaga suvi on läinud mõnusalt ja täna selles mõttes oli ka huvitav sinuga, et me lasime sinu jälgetel saata sulle juba küsimusi ja mingid küsimusi ma küsin saatel lõpus, mingid küsimused tulevad jooksvalt, juba kattusid ka minu küsimustega, aga üks küsimus oli selline, millega on väga hea alustada meie saadet, ikkagi moesaade ka. Oota, ma vaatan kohe, kuidas see küsimus oli. Aitäh sulle, armas jälgi, kes sa selle küsimuse saatsid. Räägi mõni meeldejääv lugu mõnest riietusest, mis pekki on läinud või positiivset tagasisidet on saanud. Riietus ja üldse see stiil ja mood ilmselt on selle sisulooja nagu töö ja ametiga väga oluline üks osa, nii et räägi, sul kindlasti on mingid vahvaid lugusid. Jaa, vaata, meelde jäävad ikka need asjad ju, mis elus nagu pekki lähevad. Pigem on ju. Nagu rohkem meelde. Ja eks neid selliseid stiiliämbreid on siin kolistatud kõvasti aastate jooksul ja ma ütleks, et alles siin võib-olla viimastel aastatel olema leidnud sellise nagu sellise stiili, milles ma tunnen ennast enesekindlalt. Ma ütlen endale, et see on lihtne, sellest pole midagi, et ma ei pea olema keegi teine, aga nooremana, ütleme siis juba 20 aastat tagasi, ma arvan, kui ma olin seal keskkoolis, et seal sai läbi katsetatud näiteks faas, kus ma aasta aega kandsin ainult roosasid riideid, eranditult, mul olid jalanõud, kõik asjad olid roosad. Ma olen ka seal olnud muideks. Eks ole. Siis oli faas, kus ma olin, ma ütleks ka aasta aega olin rulataja ja ikka nagu niimoodi, et ma sõitsin ka päriselt rulaga ja kõik mu riided on ja kõik pidi olema. Aga eriti eredalt meenus selline seik, mille ma siiamaani mõtlen selle peale ja tunnen piinlikkust. Ma arvan, võisin olla siis äkki selline 13. Meil käisid Prantsusmaalt külas vahetusõpilased ja
meil siis kool plaanis meie kõigiga koos minna Estoniasse vaatama mingi kontserdit ja no Estonia teater, no see on uhke ja sinna ikka pannakse midagi pidulikku selga, ilusat ja väliskülalised ja nii. Ja siis ma mäletan, kuidas ma seal kodus kapi ees mõtlesin, et mida ma siis panen, midagi nagu pole panna, kooliriided on siuksed nagu teksad, on ju, pidulikuga pole, aga selle peale ka ei tulnud, et emalt midagi küsida või midagi sellist, on ju. Ja tollel ajal oli selline kauplus nagu Jennifer, ma ei tea, kas sa mäletad. Ja sealt siis sai osta endale igasuguseid hilpe. Ja hästi populaarne sümboolika oli siis Ameerikas on selline ajakiri, mille kaanel on selline jänesepea. Et võib-olla sul tuleb meelde. Ja mina siis haarasin sealt poest endale ühe sellise maika, see oli süke ilus roosa maika, siis see jänesepea oli siin ilusti ees. Ja siis mõtlesin kodus, et see oleks päris hea nagu süke statement piece. Ja siis mäletan, mul nagu korra oli kuklas, et võib-olla ei peaks Estoniasse, aga siis läks juba kiireks, ma pidin bussi peale minema ja ma viskasin selle selga ikka mingite teksadega, ma jõudsin sinna Estoniasse kohale, oli talv. Ma sinna maika peale midagi ei pannud ja võtsin need joped maha ja siis ma vaatasin, kõik on ikkagi nagu pidulikult riides ja mina siis olin oma selle Playboy maikaga. Ja ma mäletan, mul nagu tolles hetkes oli juba nii halb ja nii piinlik ja siiamaani mäletan seda, et selle oleks võinud tegemata jätta, siis need pilgud Aga kas õpetaja reaalselt ütles midagi ka või? Ma ei mäleta, aga ma ütleks, et kui pilgud saaks rääkida, siis need ütlesid nii mõndagi. Need olid surmavad nii-öelda ilmselt. Appike, no võt, see on küll hea lugu. Vähemalt täna on päris naljaks. 15 aastat hiljem võib juba naerda selle üle, on ju? Aga mis see stiil, sa ütlesid, sa oled nagu tunned, et sa oled selle täna nagu leidnud. Emadel, sul on ka 2 last, on ju, et emadel vist on pärast seda beebi seda aega, kus sa kannad ainult retuuse ja ainult mingit dresse iga päev, on nagu mingi uuesti siuke enese leidmise aeg ja stiili poolest sa kuidagi ennast jälle otsid ja leiad ja kuidas, võib-olla mis nõu sa annaksid, et leida see enesekindlus, et meil on paljud alati küsinud ka, et kuidas seda oma stiili siis leida? See on jah nagu keeruline, et kuna tegelikult minu ümber on hästi palju selliseid naisi, kes on hästi teistsuguse stiiliga kui mina, hästi lähedased naised mulle ja ma olen proovinud ka kõike seda kanda, mis nemad kannavad, sest see näeb nii lahe välja nende seljas ja ma olen üritanud ja proovinud, aga kõige enesekindlamalt ma ikkagi tunnen ennast milleski väga lihtsas, nagu mul siin täna on seljas, mul on maika ja tavaline teksaseelik ja ma lihtsalt vaatangi peeglisse ja ma tunnen, et see olen mina, selles ma tunnen ennast hästi. Või midagi muud proovida, mis on võib-olla mingi hästi selline värviline või mingite litrite sädelusega, erksate toonidega ja võin mõelda, et see võib lahe välja näha teiste jaoks, aga ma ei tunne ennast sellest nii hästi. Et sa kuidagi kohe võtta peeglist, näed selle ise ära. Ja eks emadusega ju tegelikult kehad ka muutuvad meeletult ja hästi lihtne on nagu kinni jääda sellesse, mis sa kunagi kandsid ja mis sul kunagi sobis ja meeldis. Et eks sellega tekib ka selline väikene nagu üleskasvamine, et leida siis see uus stiil, mis nüüd selle uue kehaga sobib ja üldse kuidagi vaata emaks olemisega käib nagu kaasas ka selline nagu stigma, et kuidagi emad võib-olla kõik ei peaks kandma, et ma ei ole muidugi sellega ka nõus, aga natuke ikka kasvad suuremaks ja tujud ja maitsed ju muutuvad, et minu jaoks praegu selline lihtsuses peitub võlu. Aga seda on näha, et sul on siuke enesekindlus selle lihtsusega koos kuidagi õhkab sinust ka, nii et seda on äge näha ja tore näha. Aga see enesekindlus on olnud alati sinul kaasas? Oled sa alati olnud selline enesekindel või on olnud selliseid auke, kust on vaja ka olnud vahel läbi käia? Oi, ma ei ole üldse enesekindel. Sa näed välja, sa oled alati nii energiline, nii särav, nii rõõmsameelne, et see tunne on, vaata. Aga sa võidki nüüd, saad täna rääkida, kuidas päriselt siis on. Jah, ma olen siuke hästi positiivne inimene, tõesti hästi energiline, optimistlik, mulle meeldib mõelda, aga enesekindlus on küll siuke asi, mis käib niimoodi üles-alla, et ma arvan aastatega selle enesekindluse leidmine on muutunud kindlasti lihtsamaks ja ma nüüd teangi neid nippe, millega ennast nagu üles tõsta, on ju. Aga see on olnud ikka päris pikk teekond tegelikult, et samamoodi jälle see käib siin emadusega kaasas, on ju, et see kõik, kuidas sa muutud ja on olnud ka väga keerulisi hetki sellega, jah.
mis need keerulised või mis sinu jaoks, nagu mul ei mahu pähe vaata, alati kõrvalt on ju, enesel ma tean, ma leian ka 10 viga kohe, mis tekitab on ju, et ega ainult sina ise ilmselt tead, aga mis võib-olla küla või kuulaja jaoks on ka huvitav, mis sinu puhul tõesti, mis saab olla see, mis sind kuidagi ebakindlaks teeb? Ja vaata, kuna minu töö on ju ka sotsmeedias olnud juba nüüd tegelikult üle 10 aasta, et siis sotsmeedia on siuke teada-tuntud ju, kus kõik võrdlevad ennast ja loomulikult mina ise ka, et hea on öelda küll, et ei ole mõtet ennast võrrelda ja see on kõige hullem asi, mis sa saad sotsimeedias teha saad. Aga no ikka võrdled, ikka näed ja mõtled, et oleks see, miks mul nii ei võiks olla. Et ega see enesekindlus, see ei ole nagu ainult kuidagi välimuses, vaid ka see, kuidas ma ennast väljendan, et paratamatult, kui ma sotsmeedias tegutsen, et ma olen väga paljudele inimestele avatud nii-öelda. Ja see, et kuidas, mis mulje sa teistele jätad ja et kuidas sind seal hinnatakse, et see kõik nagu kõigutab seda enesekindlust siia-sinna. Aga ma tunnen nagu täna 35-aastasena, see on okeis kohas. Et ma olen nüüd nii palju kuulnud, et saad järjest vanemaks, et see mind näiteks üldse ei kõiguta, et ma olen siin juba kõnnin 40-ndaid on ja tegelikult öeldakse, kui sa 35-aastane. Et need naised, kes ongi juba 40-ndates ütlevad, et see on nende elu parim aeg, et ma absoluutselt mõistan seda, et kindlasti ma tunnen ennast praegu palju paremas kohas elus kui, ma ei tea, võib-olla 15 aastat tagasi. Et sa ikkagi tunned ennast paremini, see, mida sa suudad enda ümber luua ja kuidas sa suudad ennast väljendada, mis inimesed sinu ümber on, et see on kõik kindlasti praegu palju parem ja see kõik ka seda enesekindlust nagu tõstab. Väga äge. Kas tulles tagasi selle moe juurde, kas see seda pinget, ma just ükskord sõbrannale ise ütlesin, et me shoppasime ja siis ma ütlesin, issand, ma tunnen, et mul on nagu kuidagi sellest, et ma olen nagu aktiivsem nüüd sotsiaalmeedias, et ma tunnen nagu suuremat survet, et mul peab olema kogu aeg mingid uued ägedad outfitid, et sa pean inspireerima või kuidagi, et nagu suurem vajadus on nagu äge välja näha. Kas sul on oled seda pinget tundnud ja kuidas sa täna selle osas tunned? Ja, natuke ikka, aga ma isiklikult muidugi trendide jälgimisega on alati väga kehv, et kuna mul ongi see enda hästi kindel visioon, mis mulle meeldib, mida ma tahan endale osta, mida ma tahan leida, siis hästi tihti see ei olene ega tulene trendidest. Nii et jah, ma näen teisi võib-olla nägemas välja mingit kindlat moodi ja ma vaatan, et see on nii äge, see sobib neile nii hästi, aga samas täna ma juba näiteks näen ka ära, et minu seljas see uus äge trend ei näe nii lahe kindlasti välja ja ma lihtsalt ei oska seda võib-olla välja kanda, et minu see kõige lihtsam stiil ongi see, mida ma kõige enesekindlamalt välja kannan, et see tulenebki sellest, et mis meil siin on, mida Bordeaux punane oli, on ju hästi suur trend, et näiteks ma ei ole nagu võib-olla minu lemmikvärv, et tunnen ennast palju paremini võib-olla lihtsalt sinistest teksades. Et sa ei lase nii väga mõjutada selles mõttes? Ma püüan mitte lasta ja tead, see on sellepärast ka, et iga kord, kui sa riidekappi lahti teed, see lihtsalt nagu purskab niigi juba riietus. Ja nagu tunnen ennast kohe nagu kehvasti, kui ma mõtlen, et okei, et ma peaksin nagu selle trendi kohaselt ostma endale seda juurde ja mul on hästi selline kiiks, et ma ei suuda omada 2 ühesugust asja. Et näiteks, kui mul on ühed mustad teksad, siis ma ei saa endale juurde osta teise lõikega veel mustasid teksadid. Et siis mul on nagu selline tunne, et ma pean need eelmised maha müüma. Et ma olen nagu hästi suur nagu taaskasutuse fänn ka. Ja ma olengi nagu päris palju seda harrastanud, et ma ei tahan uut seda heledat pintsakut ja mulle püks on, siis ma sellest esimesest vabanen ja siis vaata, see on see tüdrukute loogika, et siis sa teenid selle raha. Ja, täpselt, et siis ma võin seda endal lubada, kui ma olen selle raha nagu tagasi teeninud. Aga see on jumala hea mõte. Muideks mu sõbranna tegi täpselt samamoodi, et ta võib iga kuu shoppata ainult selle raha eest, mis ta jaagas on endale teeninud või kus iganes platvormil on ju. Et nii palju, kui ma maha müün, nii palju ma taskuraha justkui riiete shoppamiseks saan ja nii palju võin kulutada. Nii et suht sama loogika ja minu arust jumala hea mõte. Ma olen ka hakanud nagu rohkem niipidi teed minema, et seda kuidagi täpselt see kapp nagu nii uugab, et pole vaja. Aga mis on meie brändidest? Kuna ma valin alati riietusi natuke nagu külalise järgi, mul on siin seljas vist kõike natuke. Kessi Seelik, Calvin,
Calvini jalanud, Tommi nüüd jäi välja, kuigi sinu puhul ma näen nagu Tommit ka, on ju, et sa kuidagi oled nagu miks kõigest kolmest, et tavaliselt kuidagi on, keegi on kuidagi hästi konkreetselt Calvini, Kessi või Tommi tüüpi. Kes sina oled? Mis jakk sul selles on? See on ka Calvin muideks. Okay. No, näeb ka nagu Tommi on ju välja natuke. Et ma ise kindlasti liigitaks ennast sinna Calvini ja Tommi sinna alasse jah, et see tundub täiesti süke minu nägu ja tegu, et süke lihtne, igapäevane, sobib minu meelest just kuidagi emadele nagu nii hästi, et vaata selline see Calvini hall, see klassikaline pesu, see spordirinna hoida, no neid mul on mitu tükki ja no see on lihtsalt nii ilus. See on nagu nii ilus minu meelest. Jah, tõesti, sa oled vist tõesti Calvin, kui praegu ka vaatan. Jah, vist isegi kõige rohkem Calvinit nendest kolmest. Maika ja äkki teksa ja. Siuke minimalistlik, vaata. Nii siuke klassikaline, super. Ja mis su siuke power outfit on nüüd, kui keegi kuulab ja tahab ka mingit niši saada? Mis on siuke go to alati nagu kindla peale minek? No tegelikult ma arvan, kui sa mu pilt vaatad või kuskil mind näed, siis 9 korral 10 ma olen ikkagi üleni mustas tegelikult. Täna oli eriline päev tegelikult. Täna ei tohtinud musta vanna, vaata, siis ma panin üleni valgest. Sa kuulasid mu voice ja mõtlesid, tee. Sest et tõesti, kui sa mu kappi avad, sealt paistab mõni üksik väike värvikübe kuskil või mingi süke hele toon, et kõik on ühtlaselt must, aga mulle meeldivadki nagu eritoonis mustad. Lapitan neid erinevaid musti toone ja mustreid ja neid tekstuure ja materjale, sest ma tunnen tõesti ennast nagu mul näiteks ütleme, mul on must pintsak, tõmban siia peale mingi suure vöö, siis ma panen siia näiteks suvel nüüd mingi lühkad ja kas siis ketsid või mingi stiletod, suured päikseprillid ette. Ma võin kõik, ma lihtsalt nagu vallutan kõik. See juba nägi vaimusilmas väga hea välja. See on parim outfit minu jaoks. Jah, ja tõesti, seda võib vaata kannab iga üks ka välja. Nii et pange see nüüd kõrva taha. See on siuke hea outfit, millega üks kõik. Oversized mustad pintsakud üldse üle, need oversized pintsakud, mis on siin viimastel aastatel olnud populaarsed, issand jumal. Parim riietsuse naise riidekapis, see on nii, et sa saad seda kanda ilma vööga, sa saad nii palju erinevaid lukke sellest teha. Iga outfiti saad nagu veelgi ägedamaks sellega teha. Just, väga hea. Okei, jätame nüüd selle jutu ühele poole ja lähme sinna, kus me alati lõpuks lähme lapsepõlve. Ja kui ma sinu peal mõtlesin, ega ma väga palju nagu ei teagi. Ma olen tegelikult sind ju pikalt jälginud, aga samas ega ma ei tea, kust sa tuled, kuidas sa üles kasvanud. Ma tean, et sul on õde Lotta, on ju, temaga ma olen kohtunud, aga nagu räägi meile oma lapsepõlvest, mis on võib-olla, mis sul ka kohe meelde tuleb oma lapsepõlvega seoses ja nii, et anna tuld. Jah, see on selline teema, mida ma tõesti ei ole väga palju kuskil puudutanud ja see on selle tõttu ka, et mul endal on sotsiaalmeedias nagu selline vaatevinkel, et kui teema puudutab väga palju teisi inimesi, siis ma nagu ei too seda teemaks, on ju. Et näiteks samamoodi praegu oma lastega, neid ma väga ei taha sotsmeediasse kaasata. Nilsiga muidugi teine lugu mul abikaasaga, et ta on nagu minu küljeluu, vaata, et ta on nagu peab olema igal pool. Ja ta on nagu allkirja sellele andnud. Tal ei ole niikuinii pääsu. Aga lapsepõlve osas, kui ma nagu alustan siuksest hästi heast ja helgest, siis tegelikult mul oli suurepärane lapsepõlv, üli tore. Mulle alati meeldib jagada seda, et me tegelikult väiksena elasime Saksamaal. Nii et ma üldse esimese emakeelena õppisin saksa keele, mitte eesti keele, mida on alati väga tore öelda, siis kõik küsivad, et ütle siis midagi, aga kahjuks me enam ühtegi sõna ei oska. Päriselt, kadus ära või? Sellest on hästi kahju, et vanemad on mul mõlemad täiesti puhtalt räägivad saksa keelt, on eluaeg ka nagu töötanud selles vallas, kus saksa keelt on vaja olnud, aga mul ta läks, et kuna ma olin äkki ma olin ikkagi piisavalt väike, kui me tulime tagasi, et ma rääkisin saksa keelt, aga vanaema kohe hakkas mind ümber koolitama ja kohe see eesti keel suhu tagasi on ju. Et siis sinna see saksa keel nagu läks ka ja ei praktiseeri ju 3-aastasena seda on ju ütlesin väga, et siis sinna ta nagu läks. Et jah, kõik oli väga suurepärane. Mul on tõesti niimoodi, et mul ei meenu nagu mitte ühtegi sükest mingit traagilist või traumaatilist mälestust kuni selle ajani muidugi, kui vanemad lahku läksid. Võib-olla asi, mis nagu positiivse poolena on sellest välja tulnud, on see, et see on mind ennast hästi emotsionaalseks inimeseks teinud, mis selles mõttes on ka hea, et ma tunnen, et ma olen hästi empaatiline inimene selle tõttu, et ma tunnen, et ma tahan alati, et kõikidel inimestel minu ümber oleks hea olla. Et põhimõtteliselt annaks nagu oma kingadki alast ära, et kuidagi ma tunnen, et minu õnn nagu sõltub sellest, et teised inimesed minu ümber tunneks ennast hästi ja oleksid õnnelikud, et siis see peegeldub minu pihta ka, et ma seda võtan alati hästi südamesse ja hästi raskesti
töötlen läbi, kui ma tunnen, et minu lähedastel inimestel on raske. Et siis ma kohe tunnen, et ma pean seda olukorda parandama ja et nagu mina saaksin midagi muuta, aga tihtipeale mina ei saa muidugi, aga kuidagi on see minu sisse jäänud, et ma tunnen, et ma pean minema ja aitama ja parandama, aga tihtipeale see olukord ei sõltu üldse minust, et siis ma pigem nagu endale teen haiget sellega lihtsalt. Et selles suhtes lapsepõlv oli suurepärane, aga eks need kasvamisaastad võib-olla siis olid natuke raskemad, aga jällegi selline see elu on ju ja ma arvan, et tõesti paljudel on nagu samamoodi olnud, et kunagi ei tea ju, kuidas elu läheb, eks. Aga kuidas, kui sa nüüd mõtled oma laste peale ja lapse kasvatamis, ma ei tea, meetodite või ma ei tea, kuidagi selle kõige peale, kuidas see kogu see olukord on nagu mõjutanud seda, mis väärtusi sa oma lastele edasi annad, kui kuidagi teie suhte dünaamikat on ja et see kõik see taust, et kuidas see kuidagi seda, mida sa teed, tahad teha samamoodi ja mida võib-olla täiesti teisiti just oma lapsi kasvatades? Ma tegelikult vanematelt olen saanud hästi tugevad väärtused, mille üle mul on hästi hea meel ja seda kõike ma üritan ka oma lastele edasi anda, et selles osas ma olen nagu väga õnnelik, kuidas mind siis nii-öelda üles kasvatati, on ju. Et kuna ma ise ka ju teen esimest korda seda oma lastega, siis tegelikult seda piiride kompamist on ikkagi ülipalju. Ja ma ütleks igapäevast, et mingi sükseid asju mõtlen, et kas ma oleks pidanud seda tegema, kas ma oleks pidanud seda ütlema. Et siis ise ma küll tihti nagu mõtlen selle peale, et huvitav, kas mu vanematel nagu oli samamoodi, kas nad mõtlesid nagu samamoodi neid asju. Aga siin võib olla ka mingi väike süke generatsiooniline erinevus, et kuidas nemad teadsid ja tol ajal üldse me ju kasvasime niimoodi, et elasime ka vanavanematega koos ja siis kõik seal elasid niimoodi pead koos ja eks see on süke keeruline on ikka see lapsevanemlus, et iga päev natukene ikkagi küsitled ennast, aga ma ütleks, et päeva lõpuks ma ikkagi üritan alati nagu voodisse jõuda niimoodi, et ei jääks nagu õhku mingit sükest negatiivset elektrit, et lastega oleks kõik läbi räägitud, abikaasaga oleks kõik läbi räägitud, vanematega oleks kõik läbi räägitud, et siis ma saan nagu rahuliku südamega magama minna. Ja tõesti, eks neid hetki tekib lastega päris palju, eriti nüüd näiteks koolivaheajal on ju, et kõik on kogu aeg kodus, siis kõigil on kogu aeg igav, on ju, aga samas endal oleks natukene vaja tööasju teha, vahest tahaks võib-olla isegi 5 minutikest niisama olla, on ju. God forbid. Ja siis on ju, et kogu aeg teed süüa ja koristad, on ju, siis nagu kergesti tekib ka selline kodus läbipõlemine tegelikult. Ja siis sa lähedki nagu nii põlema ja sütid seal võid nagu närviliseks minna, aga minu jaoks hästi oluline ongi see, et kui tõesti mingi siuke olukord tekib, et ma annan lastele märku, et ma tegin valesti ja palun vabandust nende käest ja ma näen, et nad nagu hindavad seda ja nad õpivad ise ju ka siis sellest seda, et kui mingi olukord on, et siis nad teavad, tuleb vabandada ja mitte lihtsalt oma päevaga edasi minna, on ju. Et jah, niimoodi me vaikselt üritame seal kulgeda. Kas see nagu paraneb ka, et mul on ka sama, mul on praegu kuidagi, et okei, nüüd hakkas mul puhkus, nüüd hakkab, ütleme, üle homme, kui see podcast tehtud saab, siis, et okei, ma tunnen ka, et ma liiga kergelt ärritun, et nüüd selle puhkuse fookus on see, et ma enam ei ärritu mitte kordagi, et kas see nagu on võimalik või kas sa oled seal mingid, ma ei tea, enda jaoks mingi, okei, lähen, ma ei tea, teise tuppa või 10 või on midagi sihukest, mis sa oled nagu enda jaoks häkkinud ära, et okei, see aitab. Ja minul on ikka vaja nagu mingit väikest oma aega vahepeal, et siis näiteks ongi, et ma käin kiirelt jooksmas või siis käin kiirelt toidupoes. Aga ma ei tea, mis värk emadel on, et mul on isegi see, et ma lähen 30 minutiks jooksma ja siis ma olen ikka mingi nii kahju ikka, et ma pidin need lapsed sinna koju jätma, et natuke tunned süüdi ennast. Täiesti õudne. Aga see ikkagi aitab, siis sa saad sellest nagu nii palju neid hea tuju endorfiine või? Võib-olla mitte toidupoes käimisest teha. Ei, seal saab ka minu arust. Saad valida endale midagi. Kuigi mul ikkagi lapsed tavaliselt käivad minuga toidupoes kaasas, sest üldiselt abikaasa on päeval tööl ja lapsed on minuga kodus. Aga mul ei ole tegelikult selle vastu midagi, et mul on alati meeldinud lapsi endaga igal poole kaasa vedada. Et juba sellest ajast, kui mul siis esimene laps sündis, siis ma, eks lapsed on ülierinevad ka muidugi on ju, et ta on pigem süke rahulikuma poolne ja siis ongi olnud hästi lihtne temaga igal pool käia
ja eks ta siis harjub ka arenedes kohtades käimisega, et kuidas seal nagu olla ja käituda ja nüüd üritame siis mõlema lapsega seda rakendada, et ikka tuleb neid igal pool kaasa võtta ja see on tore, et noh, mis sa ikka saadad lapsed ja ikka siis võtad neid endaga igal pool kaasa. Et neile on ju ka tegelikult nii tore see, et ma ütlen ausalt, näiteks minust ei ole üldse mingisugust mängijat, et ma suudaks istuda nendega kodus vaiba peal ja ehitada mingeid legosid või klotse või midagi sellist. Ma ei suuda, lihtsalt mul nagu aju läheb lühisesse selle peale. Aga asjad, mis me siis teemegi koos, on nagu kõik ülejäänud asjad, kõik sellised igapäevased, et juba see, et ma teen köögis süüa, nad mõlemad istuvad mul seal, kas või vaatavad, siis ma ei tea, üritavad mingi kurki hakkida, et see on nende jaoks ka see, et ma olen ikkagi veeda nendega aega ja saame midagi koos teha, et see on, ma arvan ka selline tore, mis nagu nende tassi täidab, aga enda tassi täitmisest selle juurde läheme. Siis ikka mingi väikene omaette aeg vahepeal nagu kulub ära küll, et kuna siin juba tuli teemaks ka see, et ma paraku olen siuke mega people pleaser, siis ikka nagu kuidagi on tunne, et tahaks kogu aeg teiste jaoks kõike teha ja ette ja taha ja et siis jah, selline väike pausika vahepeal annab täitsa nagu uue hingamise ja tuled jälle tagasi ja oled jälle maailma parim ema, saad tunda ennast järgmised tund aega. Just. Kas sul on iga päev nagu mingi rutiin, mis sa nagu oled enda jaoks või mingid piirid või midagi, mis sa kindlasti iga päev teed, et seda enda aega nagu saada? Või see pigem on nagu veel niimoodi jooksvalt? Ma lihtsalt võtan seda mingitest väikestest suvalistest hetkedest, et kui ma näengi näiteks hästi hommikul vara, et ma saan korraks näiteks ära käia jooksmas või on see hästi õhtul hiljem mingi kell 9, siis ma tõesti teen seda, sest praegu suvel see on võimalik, on ju. Et kui ma näen seda auku, siis ma kasutan selle ära. Et tõesti, seal on lihtsalt nagu see väike siuke pealehakkamise küsimus ka, sest ma tean lihtsalt pärast mul on nii mõnus olla ja ma olen ise nii rahul, et ma olen midagi teinud enda jaoks, et ega juba 2 lapse kõrvalt sa ise ka tead, et ei ole ju nii lihtne käia ära kuskil pikalt midagi teha, et juba see väike pausikene nagu aitab päris hästi. Ja tegelikult vanavanemad on meil ka ikka nagu selles suhtes nagu kulla hinnaga, et meil on nii vedanud sellega, et meil on kõik hästi lähedal, meil on kõik vanavanemad on Tallinnas, kõik on väga huvitatud lastega tegelemisest, kõik toetavad nagu omal moel ja nemad ikkagi hästi palju annavad meile ka sellist mõnusat aega, kui seda on vaja või näiteks kui ongi kas või vaja mingid töisid ülesandeid teha, et siis see tekitab ikkagi laste kõrvalt päris palju stressi, et kuidas sa selle ära teed, kui nad sul mõlemad kodus on ja nende poole pöördudes vähemalt ma alati tean, et nad omalt poolt aitavad nõu ja jõuga nii, kuidas nad saavad, et see on tegelikult nagu tohutult suur boonus ja me ei saaks olla nagu tänulikum neile, et ma mõtlengi, et kui ma enda nagu lapsepõlve peale mõtlen, et siis jah, oli nagu selliseid raskeid hetki oma vanematega, aga kui ma nüüd praegu mõtlen nagu vanavanemate mõistes vaata oma vanemate peale, et siis on nagu täiesti uus maailm avardunud ilmselt ka nende jaoks on, et seda on hästi. Et toob jälle kokku ka vaata nagu. Jah, seda on hästi lahe näha nagu, et see on tõesti hästi tore. Ja, aitäh vanaemadele ja vanaisadele, sest et tänapäeval ei ole enam niimoodi, et vanaema, vanaisa on ju kodus, et need vanaemad ja vanaisad, kes on nõus hoidma seda ka rõõmuga teevad, on ikkagi haruldus. Absoluutselt, et kõik on ju nii töökad ja kõigil on nii palju oma tegemisi, et kõigil on ju oma elu ja omad käimised ja tahavad ju ka toredaid asju teha, nädalavahetuseti veeta võib-olla kuskil mujal vahepeal aega on ju. Et kui ma mõtlen selle peale, et väiksena viidi suvel vanaemõõrde ja see oli täiesti normaalne, mulle jumal nii meeldis täna, nüüd seal, kus ma suvel vanaemõõres käisin, nüüd ma siis seal elan, et see koht on nagu nii tähtis mulle on ju. Et sükst asja ei ole jah, et vanemad siin 50-aastaselt niimoodi koju jäävad, et saavad siin aega võtta. Oota, aga see koduteema, seda ju keegi ka küsis. Et siis ma mäletan, ma äkki hakkasingi sind umbes siis jälgima, kui seda maja ehitus oli käsil või mõnest mingist vahvast väljakutsust. Ma täpselt ei mäleta, aga igal juhul seda ma kuidagi juba mäletan, kui sa seda maja ehitasid. See on sulle siis, kas on sinu kodu, vana või mis sa mainisid? Räägi ühesõnaga sellest koduehitusest ja kõigest, et selle kohta ka keegi jälgi küsis. Nii et ja see on minu lapsepõlve suvila,
mille tegelikult ehitas siis minu vanaisa, keda ma kunagi näinud ei ole, aga isa on igasuguseid lugusid sellest rääkinud, et kuidas seda seal kuidagi omal ajal ehitati ja palke kuivendati, et need maja saaks püsti panna ja hästi põnev, et mulle kõik siuksed lood nagu hästi pakuvad huvi ja lähevad hinge, eriti kui see on nagu siuke oma perega seotud lugu ka onju. Ja tõesti seal ma veetsin kõik oma lapsepõlve suved, kõik oma juba siuksed tiineka ja suved ja no nii siuke mõnus ja kodune koht ja isa siis nagu alati vihjas, et äkki ikka siis kunagi võtad selle üle ja noh, see tundus mu jaoks nagu mingi õudusunenägu, kui ma olin mingi 18 aastane, issand jumal. Esiteks see on linnast väljas, see on nii vana, see on täiesti mingi võsastunud onju, mida ma teen seal, kuidas ma sealt linna saan, kuidas ma mingi peale saan. Taksoga ei tule sinna. Aga siis läks ikkagi aastaid mööda, on ju natukene nagu siuke fookus muutub elus ja tolleks ajaks ma olin siis juba praeguse abikaasaga siis mõned aastad koos olnud ja hakkasime mõtlema siis ühisest korterist välja kolimise peale, et kuhugi siuksesse mõnusasse looduslähedasse kohta võiks siis kolida ja läksime seda kohta, läksime vist mingi niitma või midagi seal vaatama. Ja tema jaoks on see ju täiesti, selles suhtes, tal oli nagu no strings attached on ju, et tema vaatas seda kohta, et okei, oligi täiesti mingi siuke pime, võsastund, aga siis ta ütles, et ikkagi nägi visiooni ja see oli minu jaoks hästi huvitav, sest et ma ei oleks seda üldse oodanud nagu ja ütleme, et kui tema nägi visiooni, siis mina olin automaatselt, no nii, selge, mul ka siis visioon paigas ja anname minna. Ja siis sealt mõned aastad läksid edasi jah, et siis sai juba tehtud selline uus projekt ja natuke nagu laiendatud seda, et oli ikkagi hästi pisike suvil, et oli siis meil selline kolmnurkne suvile, nagu 70-ndatel hästi palju ehitati, see oli selline nagu tüüpprojekt ja hästi pisike oli ta tegelikult. Ja tõesti hästi pime ja. Te ikkagi sellest samast majast tegite selle nagu laienduse siis või? Me üritasime nagu alles jätta nii palju, kui me saime, aga lõpuks ehituse käigus seal ikkagi nagu enamus läks. Et kuna ta oli ikkagi nii vana ja ta ei oleks vastanud enam nendele mingitele ehituseeskirjadele ja nõuetele, ei oleks sealt, sa ei saa ju laenu, kui sa ei vasta kõik niimoodi punktidele. Et siis mingid osad me seal saime säilitada, aga väga vähe. Aga juba see, et me ju tegime uue projekti ka selle põhjal, et meil on praegu ka kolmnurkne maja, aga lihtsalt suure lisaosaga, mis on siis nagu tavalise majaga. Et see ikkagi on minu jaoks hästi oluline ja läks nagu hästi hing, et me saime seda niimoodi teha ja ikkagi säilitada siis seda vana-vanaisa projekti, mis ta sinna lõi. Sinna kuidagi nii hästi sobib ja sinna sellesse meie kooperatiivi ka. Ja ma ei teadnudki, et see on jah üldse sinu nagu kuidagi seotud ja sinu vana-vanaisa, issand kui äge, väga lahe. No meie nüüd just eile kolisime ka sinna kanti. Me ütlesime, et me oleme ühe huudi natuke nagu rahvas nüüd. Aga lihtsalt kui me nüüd kolisime, siis seda maja juttu on hästi palju olnud nagu üleval ja hästi palju tegelikult rääkinud. Ja mis põhiasi on see, et väga paljud tahavad seda sammu nagu teha, me oleme siukses vist vanuses või ma ei tea, mis värk sellega on, kõik tahavad nagu maja hakata ostma, aga põhiline asi ongi, et tahaks nagu loodusesse, aga samas ei tahaks liiga kaugele, tahaks nagu linna lähedale. Me olime kogu aeg, me olime 3 aastat umbes selles samas punktis, lõpuks saime aru, et ei, me ei saa seda loodust siin linna lähedal ja nagu leppisime või nagu pidime harjuma selle mõttega, et siis me lähemegi sinna kaugemale. Nüüd räägi siis nüüd ausalt neile, kes samas punktis, äkki nad ei pea 3 aastat ootama nagu meie. Et mis on need nagu päriselt nagu siis selle kaugel maal metsas elamise siis plussid ja mis on mingid täiega tüütused? Ma olen ise tegelikult eluaeg elanud natuke linnast väljas, ehk siis minu jaoks ütleme, et ühel pool linnast väljas elamine versus siis teisel pool linnast väljas elamine, et sellel ei ole nagu mingit vahet, et ma olen kogu aeg harjunud, et mul on olnud pikk tee linna, aga see on jah inimeste jaoks hästi ehmatav, et issand, sa sõidad mingi 15 minuti asemel, sa pead sõitma 35 minutit, et kuidas sa küll suudad, aga see on tegelikult nii väike aeg ja ainuke asi, mis sellest ongi nagu hästi mõjutatud, on siis see, et kas sa pead käima kontoris tööl või mitte. Mida ma muidugi soovitaks, kui sa hakkate kolima niimoodi linnast välja, et valida ikkagi selline piirkond, kus nagu see infrastruktuur oleks välja arenenud piisavalt niimoodi, et sul on läheduses pood, lasteaed, kool, siis see teeb su elu väga palju lihtsamaks. Sa ei pea absoluutselt muretsema tegelikult sellepärast, et oleks vaja lapsi hakata kooli hullult sõidutama. Et
ma ei näe seal väga palju miinuseid. Ma ütleks, et seal on selles suhtes nii palju plusse, et see kaalub selle kõik üle ja see, et sa saad ikkagi lastega elada sellises keskkonnas, mis on rahulik, looduslähedane, see kaalub nagu kõik minu jaoks üle. Et ise ma samamoodi ja lapsepõlves olen kasvanud sükses pigem linnaäärses rahulikus väikses kohas ja ainult head mälestused sealt, nii et ma näengi oma laste pealt, et nad elavadki täpselt seda sama elu, mis mina lapsena. Seda on nii lahe näha, sest sa ise tegelikult elad seda nende pealt natuke nagu uuesti läbi ja see on väga tore ja südant soojendab. Nii et sa ei suutnud mitte ühtegi põhimõtet. Ei, sellepärast, et taksod sõidavad, rongid sõidavad. Ütle ausalt mingi nüüd jama mingi, et äkki ma nüüd peaks veel ümber mõtlema. Meil on asi, mis me avastasime, kui me kolisime, nüüd oleme 6 aastat elanud seal, et varem elasime siis kortermajas ja nüüd elame siis metsamajakasses on ju ja meie sotsiaalne elu ka nagu endal, minul ja abikaasal siis meie sõpradega on nii metsikult kirev võrreldes sellega, kui oli siis nagu kortermajas, kus tegelikult meil olid naabrid ju nagu kõik ümber, eks ole. Et seal selles, kui sa leiad siukse kandi, mis sulle meeldib, siis ilmselt on seal veel siukseid inimesi, kellele see kant meeldib ja kellega sa suure tõenäosusega võid hästi läbi saada. Et kellel on ka samas vanuses lapsed, need kolivad ka sinna, siis seal on lasteaed, kool. Et see on olnud ainult väga suurepärane kõik seal, et väga-väga soovitan. Issand, kui tore kool. See oli muideks minu üks hirm, et ma ju lähen oma sõpradest nii kaugele, et keegi enam ei tule mulle külla nii kaugele. Aga jah, et küll nad tulevad ja küll sa saad ka uusi sõpru. Just, et ei pea muretsema. Väga tore. Aitäh mind lohutama. See vist küsimus ei rohkem mulle. No vaata, nende suurte elumuutuste kõik käivad kaasas alati. Need what if? Et mis nüüd sellega saab, kui sa harjud kõigega ära, vaata inimene harjub kõigega, öeldakse, et 2 nädalat läheb tavaliselt aega, et ükskõik mis uus harjumus endale külge saada. Nii et ma arvan, et sa harjud seal väga kiiresti ja teil on seal kindlasti väga mõnus ja lastelas on kindlasti ülimõnus ja vaata suvel kolisite ka. Mis saaks veel parem olla. On ju, just. Oota, kui me juba selle pere ja laste ja kõige teemal oleme, räägime siis, Nils on su abikaasa nimi, on ju. Kus teie üldse kohtusite? Te olete ka mingi 100 aastat koos olnud, on ju. Kus te kohtusite ja kuidas ja räägi kõik see taust ka ära? Jaa, meil nüüd 15 aastat oleme koos olnud ja see on nii naljaks nagu endaga mõeldes, see tundub nagu siuke 5. Et see on ikkagi nagu mingi siuke värskus nagu selles asjas ikka veel on ja ma ise tunnen ennast nagu hingelt ikka veel nii nooren, et ma mõtlen, et kuidas me üldse saame olla 15 aastat juba koos olnud. Sest et enne teda mul oli ka ikka igasuguseid peikasid nagu nooremana, on ju. Ja me kohtusime siis äkki ma olin siis, olingi 20 ja me kohtusime peol, majapeol. Nagu parimad majapeod, parimad. Ei olnud mingit sotsmeediat, ei olnud Tinderit, polnud raha, et kuskil klubides käia. Et me kohtusime majapeol niimoodi täitsa puhtjuhuslikult ja siis sealt juba kõik läks riburada pidi väga kiiresti ja arenes edasi, et me kohtusime nagu hästi heas vanuses minu meelest. Me tegime sellise nagu sellise tiineka east täiskasvunu ikka murde kuidagi koos läbi, et ragistasime seal koos natukene ajusid alguses ja ikka muresid, rõõme, aga kasvasime siis kokku kuidagi seal 20ndate alguses, et see on siuke hästi kuidagi oluline arengupunkt minu meelest kuskil 20ndate keskel. Ja jah, sealt on läinud nagu kõik ülespoole, ütleks. Tore. Mis on teie siuksed suhte jooksul olnud, mis ma ei tea, kõige rohkem väljakutseid on pakkunud või ja kuidas te nendest välja olete tulnud? Mis teie nagu suhte siuksed kohad on, mis tekitavad ma arvan, pingeid? Et hästi igapäevased asjad, kuna me oleme nagu hästi erinevad inimesed mingites aspektides, siis näiteks ma olen neitsi, mis tähendab seda, et ma olen meeletu pedant, mul peab olema kõik asjad nagu joone järgi ja ma alati arvan, et kõik asjad, mis mina ütlen, nii on nagu kõige õigem, on ju. Et ja siis ma vahest mõtlen, et kuidas nagu inimesed juba ei loe mu mõtteid, et nad ju teavad, mis on õige, miks ta nii ei tee neid asju. Ja siis selle nagu lahti mõtestamine nende jaoks, et esiteks inimesed ei oska su mõtteid lugeda ja teised inimesed võib-olla teevad ka asju teistmoodi, on ju. Et siuksed tõesti hästi lihtsad asjad nagu mingi koristamine ja mingid siuksed tobedad asjad, mis on siuke igapäeva olme, mis niigi nagu ajab stressi ja siis ajab veel üksteise peale närvi, on ju. Et need nagu ajavad kõige rohkem ilmselt sellised sõrad kokku,
aga midagi sellist nagu fundamentaalselt erinevat ma ei ütleks, et meil oleks olnud, et ma arvan, muidu ka see 15 aastat ei oleks nagu niimoodi ludinal tulnud, on ju. Et laste kasvatuses meil on enam-vähem samad vaated et eks isadel ja emadel ikka natuke erinevad ja seega, et kust perekonnamudelist keegi tuleb, on ju, et mis väärtused keegi kuskilt võtab ja tahab lastele edasi anda, et aga need on kõik sellised asjad, mis muidugi arutasime läbi juba enne üldse seda, kui meil esimene laps sündis ja vaata enne seda, kui sul lapsed on sündinud või enne seda, kui sa oled lapsevanem, sa oled kõige targem lapsevanem, on ju, et sa kindlasti tead, mis hakkad tegema, kuidas su laps hakkab olema ja et mis on kindlasti nagu ei. Ja siis sa saad selle lapse, on ju, ja siis sa alles avastad tegelikult, et kuidas te siis nagu lapsevanematena päriselt olete, on ju, et mis siis päriselt sul need vaated lapsevanemana on ja kuidas te siis selle kõik kokku saate jooksma. Ja ma ütleks, et hästi suur muutus ikkagi tuli peale seda, kui me lapsevanemateks saime, et me ise nagu tegime ilmselt muutusime nagu päris palju inimestena, et ma näiteks tema pealt nägin, et muutus nagu palju-palju pehmemaks ja temast tulid välja mingid küljed, mis ma üldse ei olnudki varem näinud selle esimese 7 aasta jooksul, mis sellele eelnes. Et see on kõik hästi põnev olnud. Sellised suured eluetapid ongi, et nagu laste saamine, mingisugune maja ehitamine, et kõige sellega on avardunud inimestes mingid uued küljed. Ja see on olnud väga äge kõrvalt vaadata, et ma loodan, et ta on ka võib-olla minu puhul ka midagi sellist nagu aastate jooksul näinud, et midagi uut nagu avardub ja on nagu olen kasvanud suureks, on ju. Aga et tema puhul ma olen seda küll näinud ja see on väga põnev. Nii äge. Aga kuidas kõige parem on selliseid täpselt neid igapäeva olme, nagu sa ütlesid, et kõige tüüpilisemad asjad ongi mingid suvalised ootused, mis sa ilmselt teineteisele sead oma peas ja arvad, et kõik võiksid nii teha. Kuidas neid olukordi kõige parem lahendada on? Mis sina soovitad? Õiendades. Siis mõtle, mis sa ütlesid. Et kõigepealt õiendad, siis selgitad oma seisukohti, siis paned kõik tööle. Jah. Ikka reaalsus on see, on ju. Eks ta ikka niimoodi läheb, et eks see emade roll vaata on nagu natuke sükene ka, et seda majapidamist seal nagu ülal pidada. Ja vaata, kuidagi mul nagu on see, et ikka ise tehtud, hästi tehtud, et ikka tahad seal haarata seda rolli, et kõike ise teha ja et ikka ise teen kõige paremini ja et ärge ise ei hakka tegema, aga nüüd viimastel aastatel ma olen üritanud nagu natuke sellest mustrist ka välja murda, et lapsi ka panna asju tegema. Et neile ka nagu mõista anda, et kodused ülesanded on okeid ülesanded, et need ei ole ainult lapsevanemate ülesanded, et neid ka nagu sellesse kaasata ja muidugi need ei ole absoluutselt rõõmsad selle üle, ei tule, et tahan nõusid pesta, aga väike tüke preemia, mis sellele järgneb, siis võib-olla jälle motiveerib. Aga eks ikka tüke lihtsalt toorelt nagu läbirääkimine, et õiendad ära ja siis selgitad ennast. Peaasi, et ikka sisse jää. Ükskõik, kuidas sa need asjad õiendad või räägid ilusti või mis iganes viisil. Peaasi, et räägid läbi. Ikka läbirääkimine, et see on meil õnneks hästi selline ühtne mõistmine ikkagi, et me mõlemad ikkagi nagu nipet-täpet mingid asju teeme, et ei ole päris see, et ma nüüd üksi ma küll näen, et ma võib-olla ise teen kõiki asju kõige paremini, aga eks ei jõua ka lõputult kõiki asju teha, et õnneks ta muidugi haarab seda ka lennult, et mingid asjad teeb tema ja siis selle vahetame ja nii ta läheb, et nii see asi toimib ka, ma arvan, hästi ja üsna sellised nagu draamavabalt, kuigi eks ikka. Eks ikka, tuleb ikka ette muidugi kõigil. Aga üks jälgija küsiski, see tüüpilise küsimuse, aitäh sulle selle eest, siis ei lähe minu kapsaaeda, vaid sina küsisid selle. Mis sina arvad, mis see siis, kuidas tema küsis, mul ei ole vist kirjas, et mis see selle pika suhte hoidmise, tema veel lausa küsis, et kuidas seda kirge hoida just ja seda intiimsust ka hoida nii pika 15 aastat. Tean, millest ta räägib ja millest sina räägid, et kuidas, mis sina ütled, mis selle kõige alustala siis on, et seda hoida? Eks sinna läheb ikka tööd sisse, nagu, et sa siuke teadlik töö, vaata läheb sinna, et sa tead, et sul on see kaaslane ja sa pead temaga arvestama ja on elus periood tõesti, kus läheb meelest ära, et kogu selle igapäeva toimetuste juures, et olete koduhoidjad, lapsevanemad, abikaasad on ju, siis veel võib-olla tööandjad, töötajad ja siis tuletadagi meelde endale seda, et okei, et me oleme ju abikaasad ka, on ju. Et ikka see
siuke üksteisele aja võtmine, et ja no minu lemmik ikka alati läbirääkimised, meil on tõesti noh, mingi kord kuus on vähemalt sellised, et nagu, et kui ühele on midagi kogunenud, siis mingi nii, ma tahan nendest asjadest nüüd rääkida ja ma väga hindan seda, et niimoodi tullakse nagu toorelt ja ausalt öeldakse, et ma arvan, et me võiksime selles olla paremad ja siis ongi see, et sa võtad selle teadmiseks ja sa lihtsalt tead, mida teine inimene võib-olla ootab sust rohkem, sest no, paratamatult see kõik nagu lõpuks nagu võib hääbuda ühte, on ju, aga siis kui väljendate üksteisele enda vajadusi ja tundeid selgesõnaliselt, meil vähemalt toimib see nagu väga hästi. Ja muidugi jah, siis ongi, et üksed väiksed omavahelised kohtingud on, aga noh, sellest ma nii palju olen siin seda Denim Dream podcasti kuulanud, et minu meelest sellest on kõik rääkinud ka, kes siin oma paarisuhetest on rääkinud, et seda ei ole ju jah, mõtet ootama jääda, et sul on kunagi tuleb võib-olla see mingisugune koos kuskile väike nädalavahetus või midagi, et ikka sellised väiksed igapäevased hetked ja üksteise rõõmustamised, et siin professionaalne people pleaser räägib, on ju, et mulle nii meeldib näiteks tuua, no käidki toidupoes, on ju, tead, et kellelegi väga midagi meeldib, et see on ta mingisugune lemmik, mingi porgandimahl, on ju, nii lemmik täiesti, et näiteks tood talle selle, siis kohe, et inimesele naeratus tuleb näoles mingi, tore, et sain teda rõõmustada. Ühesõnaga on sellised väiksed asjad, mis mõlemat osapoolt rõõmustavad ja et kui sa oskad nagu lennut haarata, sa tead, mis teisele meeldib, et see ongi siuke väiksed võidud ja võlu, mis aitavad seda pikaajalist suhet hoida, ma arvan. See igakuised need läbirääkimised, see on just väga hea asi, et need väiksed asjad on täpselt seda nagu, noh, ma tunnen ka, et see on nagu nii oluline osa, on ju, aga et see, tead, selle peaks äkki kalendrisse lausa panema iga kuu, ma ei tea, nagu palgapäev ala 10. kuupäev. Seda peaks siis tegema pärast palgapäeva, see on tuju natuke parem. 15. kuupäev on siis see, kus me räägime läbi, analüüsime, mis me oleme teinud ja nagu just suhteanalüüs siis on ju. Nagu turundusanalüüs, vaata, kuus hästi, just, mis on uue kuu ootused, eesmärgid, kuidas neid saavutada. Et jah, noh, ühesõnaga ma olen sinuga täitsa nõus, et siukseid läbi, aga kas teil seda teemat ei ole, et nagu suht samad asjad tegelikult on kogu aeg või? On. Ja okay. Siis vaata, nagu ma ütlesin ka, et need lähevad lihtsalt meelest ära, selles igapäevases, et lähevad meelest ära ja siis sa langed jälle oma samadesse mustritesse ja siis vahest on jälle vaja seda väikest, et mäletad, sama teema on jälle. Ja minust jah, see kuidagi või mitte ei üllata enam, aga tegelikult need võib-olla tulevad erinevates kohtades välja, aga lõpuks on ikkagi nagu põhimõtteliselt täpselt samad asjad, mis 10 aastat tagasi. Me jõuame sinna sammadesse teemadesse, aga lihtsalt jälle vaja korra meelde tuletada. Ja see on okei, nagu näha, näed, meil on täpselt samamoodi, teistel ka, ärge muretsege, see on fine. Okei, oota, võtame äkki selle suhte ja selle teema nüüd ja kodu ja kõik, me jõudsime siia välja. Tegelikult me olime lapsepõlves, tahaks sinu karjääri osas vaata nüüd edasi minna lineaarselt, et mis sa üldse nagu nüüd pärast lapsepõlve, neiupõlve eas, mis sa üldse õppima läksid, kelleks sa saada tahtsid, kuidas see karjäär sul üldse seal läks, et lähme sinna teemadele. Jaa, et tegelikult juba tiinekana ma tegin igasugused erinevaid mingid tööampse, suviti siis käisin tööl nii mingisugusest koristajast kuni igasugust erinevate restoranide ja hotellideni, et kuni siukse kuni 18-19 eluaastani, siis seal igasuguseid ameteid sai juba läbi proovitud ja otse keskkoolist ma läksin kooli, Tallinna Ülikooli õppima kultuuriteadust. Ja see oli hästi huvitav eriala, väga selline minu kirge sütitav, et tõesti erinevate maade ajalugu, kultuur, kõik selline, aga ma jätsin selle kõige pooleli lõpuks, nii et ma 2 aastat käisin ära ja siis vahetasin eriala ja läksin õppima siis public relations eriala turundusega BFM-i, et no kooli tegelikult jätsin samaks Tallinna Ülikooli ja siis õppisin 3 aastat seda ja siis 5 aastat hiljem oligi ülikool lõpetatud. Et sellised 2 eriala sealt tulid ja kui ma nüüd BFM-is õppisin, siis samal ajal ma juba läksin turundusagentuuri tööle ja see oli üldse kõik enne seda sotsmeediat nagu sellisel kujul ei eksisteerinud Eestis, on ju, et Facebook oli olemas. Ja muud mitte midagi. Ja turundusagentuuris siis hakkasin vaikselt nagu korjama seda praktilist teadmist, et koolis oli ka nagu, noh, kool oli siuke nice to have, aga nagu ikka.
kõik, mis ma sealt koha pealt ikkagi praktiliselt õppisin, et see pani nagu sellise päris korraliku alustala sellele kõigele, mis hakkas edasi tulema. Ja see oligi siis nüüd 10 aastat tagasi kindlasti, kui ma isegi rohkem, kui ma hakkasin blogi kirjutama. Et tollel ajal siis oli see teema, on ju. Palju blogisid oli Eestis ja see oli nii lahe aeg, et hästi palju erinäolisi blogisid oli ikkagi, lugesid neid, blogijad oli ikkagi omahal sõbrad, siuke suur ringkond oli täpselt nagu praegu sotsiaalmeediaski tegelikult on, et siuke ringkond on ja kõik teavad üksteist ja olid erinevad mingid üritused ja see oli siuke hästi lahe hobi ja sellest siis kasvas välja see, et ma hakkasin tegema YouTube'i videoid. Eestis natukene juba tehti neid väga vahesel määral, aga ma mõtlesin, et see on nii huvitav asi ja ma tahan proovida lihtsalt seda videotöötlust ja monteerimist ja et see kõik tundus siuke lahe väljakutse. Ja hakkasin siis filmima selle jaoks, et blogisse lisada videoid, et oleks sinna jutukeste vahele midagi lahedat ka lisada. Ja sealt edasi siis läks juba mingi täiesti siukse nagu lepase reega. Siis tuli Instagram ja algusest oli muidugi aastaid täiesti siuke tavaline platvorm, mis kasutasime lihtsalt oma seepia filtriga piltide positamiseks on ju. Aga sealt väga kiirelt nagu läks jooksma see Eesti sotsmeedia ja kõik see turundusega seonduv. Et selleks ajaks mina olin juba siis sellest oma esimesest turundusagentuurist töölt ära tulnud, olin lapsega kodune. Ja tavaliselt ongi see, et kui emad jäävad lastega koduseks, siis tekib selline nagu refookus täiesti, et mis ma üldse eluga teha tahan. Kas ma tahan üldsegi saada juuksuriks? Kas mul täiesti nagu käisid nüüd südame järgi on ju, nüüd on see aeg. Kõik mõtted käivad peast läbi ja kuna ma olin juba natuke nagu ühe jalaga selle videote ja piltide maailmas sees, et siis sealt läks see kuidagi hästi nagu orgaanilist edasi, et ma ei teinud otseselt mitte midagi selleks, et hakkaks kasvama mingisugune kogukond, sest blogist ja YouTube'isse tuli juba naturaalselt ja siis kõik kolisid kuidagi sinna Instagrami ka üle. Ja siis järsku tekkis mingisugune suur kanal ja palju lahedad inimesi minu ümber ja kõik kirjutavad ja mul on palju enda moodi inimesi, kellega vestelda ja see oli väga, väga huvitav aeg ja mis sellest kõik on välja kasvanud, et hästi äge. Et sul on ta kõik nagu hästi orgaaniliselt vist läinud. Ma vaatasin neid esimesi YouTube minu jaoks täiega siuke võõras. Ma tean seda Instagrami maailma, aga YouTube'ist ma ei tea midagi põhimõtteliselt. Aga väga lahe oli vaadata neid algusaja videosid, mingid vapse, mingid ajaloolised ja kui palju vaatamisi seal oli 200,000 ja rohkem, et nagu ja väga paljudel oli väga palju vaatamisi. Et mis sa sellest ajast nagu mäletad, et mis oli nagu mille üle sa ise oled nagu uhke ja mis on siuke ka, mis on mingi appi kui piinlik või midagi sellist? Vaata jah, see YouTube'i kõrgajast oli tõesti siuke, et sul ka kõige tavalisem video sai 50-60,000 vaatamist, siis siuksed nagu eriti erilisi videod, kui sa suutsid välja mõelda mingi niši, mida sinna toota, et tõesti vaatamised olid nagu sadades tuhandetes, mis tänapäeval ka Eestis tegelikult on mõndadel tegijatel, kes on tõesti nagu hästi tugevad oma valdkonnas ja see on mega lahe. Et tollel ajal oligi see, et ma alustasin mingite challenge'ite tegemist, sest et ma vaatasin USA ja UK YouTubereid, see oli kõik, mis meil oli nagu, et mis me teadsime, et YouTube'i tehakse, me ei teadnudki, et midagi muud väga sinna teha saab. Ja see oli lihtsalt nagu lahe ja põnev ja sain seda teha koos sõpradega ja Nilsiga ja õdedega ja siis, kuna ma ise olen siuke väike ajaloo fanatt on ju, et siis ma vaatasin ise hästi palju selle teemalisi videoid. USA erinevad kanalid olid. Ja mõtlesin, et issand jumal, Eestis mitte keegi ei tee, et peab olema ja veel inimesi, keda see huvitab, see on ju nii põnev. Ja siis ma kuidagi niimoodi põlve otsas hakkasin neid tegema. Võtsingi igast erinevaid mingid ajaloolisi, mingid müsteeriumeid ja juhtumeid, mis on kunagi olnud ja hakkasin neid niimoodi nagu täiesti nagu siuke history for dummies, vaata. Et hakkasin lihtsalt niimoodi üksipulgi lahti võtma, panin sinna peale suvaliselt mingid pilte, videoklippe, mis siis haakus sellega ja see läks nagu täiesti lendama. Ja see oli väga šokeeriv, sest järsku oli nii palju inimesi, keda see huvitas. Sest neid tammisid on lihtsalt nii palju. Mul tekkis reaalselt huvi, ma hakkan neid, ma arvan, nüüd vaatama, kui ma nüüd olen nüüd aastat. Ja sealt ilmselt tuligi see nagu hästi suur buum, et kindlasti väga suur osa inimesi, kes vajutasid subscribe sinna YouTube'i kanalile, tulid sinna nende pärast ja nad lihtsalt ei ole seda subscribe sealt maha võtnud, kuigi ma enam aastaid neid videoid ei tee. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kas ma peaks
kuidagi selle tagasi tooma, et ma olen mõelnud võib-olla teha TikTok'i, sest ma ise TikTok'is mul on umbes see, et kõigi feed on erinev, on ju, kui sa seal scroll'id ja mul tuleb ülipalju selliseid videosid, et noh, mingi Titanicu kohta ja mingid Maiad ja sellised asjad on ju. Ja siis ma huvitav, kas teistel on ka need? Ei ole. Siis ma mõtlengi, et jälle eesti keeles ei ole selliseid kanaleid väga. Aga see kõik on nii tohutult suur ettevõtmine ja kui ma nagu saaks 1 euro iga kord, kui keegi küsib mult, et millal järgmise selle ajaloo video teed, mul oleks vähemalt 100 eurot. Ei oleks tõesti ja ma tean, et inimestele väga meeldisid need ja nad olid väga kurvad, kui ma neid enam ei teinud, aga mingi hetk see oli lihtsalt, võtta laste kõrvalt, see on nii tohutult ajamahukas töö, et see video nagu teema kokku kirjutada, see kõik sisse filmida, siis sinna peale otsida kõik see materjal, mis sellega sobiks. Et ta lihtsalt mingi hetk mul fookus nagu kadus selle pealt ära, sest et nii palju neid muid kanaleid oli vaja ka elus hoida. Aga mul ikka veel on kuklas, see on nagu mu kirg, et äkki ma kunagi ikkagi teen veel midagi selle teemalist, et see ikkagi mulle endale väga meeldis. Ja tõesti väga naljakas nagu oli see, et kui palju kirjutati kommentaaridesse ja kui palju mulle kirjutati iga poole mujal kanalitesse, et neid videoid on kasutatud koolides, ajalõpetajad kasutavad neid tundides nagu noortele, et neil on, nende jaoks on nagu nii huvitavalt üles ehitatud ja nii kaasahaarav, et nad viitsivad kuulata, sest kogu aeg pilt vahetub, on ju. Tänapäeval meil ei ole ju seda tähelepanu niimoodi, et jaksaks pikalt kuulata, istuda. Et see on väga naljakas olnud. Väga lahe. Ja siis ma mõtlen, et issand jumal, et kuidas ma need videod ju kokku panin, et no täiesti põlve otsas ja no nii siuke udune ja selline, aga no ikkagi siuke lihtsus ikkagi lööb. Et see oli siuke lahe nišš, jah, mis omal ajal tuli. Aga sealt edasi jah, lihtsalt läksin tavaliste vlogide peale, sest et mingi hetk mul nagu muutuski see fookus niimoodi, et mulle meeldib teha neid asju, mida mulle meeldib endale vaadata, sest neid ma viitsin teha, nendesse ma viitsin aega panustada ja ma arvan, et sotsmeedia puhul see on ka üks ülitähtis alustala, et alati, kui mult nagu küsitakse, et tahan ka, ma ei tea, influenceriks saada või tahan ka hakata videoid tegema või midagi postitama, mis ma tegema peaks, siis number 1 soovitus on alati see, et tee seda, mis sulle endale, mis sisu sulle endale meeldib kõige rohkem tarbida, sest seda siis sa teed seda kirega, sul on huvi selle vastu. Ja et vlogid võtsid mul mingi aeg ikkagi üle, siis ma hakkasin neid tegema, oli tore nagu jäädvustada, et sellised väiksed koduvideoformaadis videoid ja alguses ma kaasasin, esimese lapse puhul kaasasin teda ka nagu hästi palju, et mingi aeg see mul ka ju muutus, et ma lapsed täiesti niimoodi nägudega nagu võtsin sotsiaalmeediast välja ja kustutasin YouTube'is tegelikult suure hunniku videoid ka ära. Ma panin privaatse peale, ma arvan vähemalt pooled oma videotest, et kus mul laps sees oli. Et see oli nagu hästi suur siuke muutu selle sotsmeedias, et oli jälle vaja vaadata, et kuidas nagu sellega läheb ja mis edasi saab, et suur osa ju ka minu tööst koostöödena on nagu siuksed hästi pereteemalised ja siis ikkagi need nagu kukuvad ära. Et jah, sellised muutused on siis olnud selles teekonnas. No äge, just ma alati imetlen sind ja ma ei tea, kes veel teevad vloge, nii neil näiteks või kuskil üritusel. Me oleme niigi nendel üritustel on ju ootus, ikkagi sa tahad ju nagu sellele, kes on sind üritusel kutsunud ju jäädvustada ja jagada pärast, et see alateadlikult see ootus on ja siis teie olete, kui meie oleme lihtsalt telefoniga, siis sina tuled alati telefon ühes käes, vlogikaamera teises käes ja paneb ühele statiivi sinna, et nagu ma vaatan kõrvalt, vau, mida ma nii nagu nurisen siin on ju. Et kas see nagu reaalselt võtab sul väga palju see sinu aega või kui nagu on see nagu siuke väga mööda minnes juba täna või kuidas see nagu, kuidas seda reaalselt hakkama saad? Vlogide tegemine on väga lihtne, et võrreldes sellega, mis ma nagu kunagi tegin, et see on nagu siuke hästi igapäevane lihtne, inimestel meeldib vaadata nagu lihtsalt asja, vähemalt minu kanalitel mitte siukest väga liiga üleprodutseeritud. Aga ta võtab ikkagi nagu selles mõttes, et ta mul jäänud nagu väga palju harvemaks, et enam siukest asja ei ole, et iga nädal saaks üles laadida, sest et mida laps edasi, seda rohkem sa paned ikkagi fookust nendele ja ma lihtsalt ei suuda nagu enda jaoks õigustada seda nii palju, et jälle haarata see kaamera ja sa pead ikkagi suhteliselt palju läbi mõtlema, mida sa filmid, kuidas sa filmid, kuhu sa nüüd kaamera paned, mis sa päeva jooksul teed, et
no paraku nii lihtsalt on, et kogu see, mis tundub hästi tavaline igapäeva elu sealt vlogist vaadatuna, see on ikkagi tegelikult kõik läbi mõeldud. Ma juba eelmisel päeval mõtlen, järgmine päev ma vlogin, ma pean ju kõik oma asjad laadima panema, on ju, mingid mikrid, akud, värgid ja siis ma juba mõtlen ära, et kui mitu päeva ma filmin, millal ma monteerida saan, millal ma luban, et see video üles läheb, et ma ise iga kord mõtlen, et kui keegi vlogi üles paneb, ma issand, jumal tänatud, sa oled nii tubli, I love you. Nii tore, sest ma nii armastan nende vaatamist ja selle sisu tarbimist, et siuke lihtne igapäevane sisu, millega saad samastuda. Ja siis ma alati mõtlen, et ma kohe teen, ma hakkan, jah, nüüd homme hakkan filmima. Ja siis jälle läheb, vaata see lastega siuke kiire hommik ja siis ta juba läheb ja siis juba läheb meelest ära. Aga jah, nendel üritustel ka filmimisega on see, et siis sa teed selle näo, et sa oled täiesti enesekindel, sa tead, mida sa teed, see on täiesti normaalne, et sa selle kaameraga seal ringi käid. See on täiesti normaalne, et sa ennast tänaval filmid, räägid sinna kaamerasse. Aga tegelikult on siuke etapi. Ja. Kas see läheb ka, sul ei ole ka üle läinud see avalikus kohas filmimise mingi hirm või? Absoluutselt. Ma ei tea, see vist ei lähegi, ikka nimelik. Ikka nimelik, isegi selles tänapäevases maailmas, kus see tegelikult on nii normaalne, meid filmitakse igal pool, meid siin ka filmib 4 kaamerat praegu on ju. Et see on tegelikult niimoodi kaameras istumine minu jaoks on väga lihtne. Kaamerasse rääkimine väga lihtne, sest seda ma olen 10 aastat teinud. Sellepärast ma ei muretse absoluutselt, aga avalikus kohas ikkagi, et enamused inimesed on ikkagi privaatsed. Et enda vlogidesse ka ma väga paljusid inimesed enda ümbert ei kaasa ja sellepärast on ka võib-olla see vlogimine nagu vähemaks jäänud, et vaata, kui sotsiaalne elu on nagu siuke kirev, eriti siin suvel, siis väga palju inimesed ei taha kaameras olla ja ma ei taha absoluutselt pannagi neid sellises olukorda, et nad peaks seda mõtlema või ütlema, et kuule ära nüüd filmi või ma ei tea, et see oleks nagu nii kuidagi nõme endast ka, et sa ei tea oma sõprade kohta või pere kohta seda. Ja sellepärast see ka on nagu siin jäänud harvemaks. Aga ikka see ei ole nagu ära kukkunud. Ma mõtlengi, et ega kas YouTube'is üldse nagu sa raha ju sellega enam ei teeni tegelikult? Teenin ikka. Teenid või? Ma räägin, ma ei tea, mis selle YouTube'iga saab teenida siis või kuidas? Reklaami siis? Jah, sa teenid... Samamoodi nagu sotsiaalmeedias või siis see YouTube nagu paneb reklaami sulle vahele? YouTube maksab sulle või? Google maksab mulle põhimõtteliselt, et need on siin väiksed reklaamklippikesed, mis sinna vahele jooksevad ja nende pealt sa teenid siis sükest väikest sandikopikat, aga ikkagi ütleme, kui sa oled järjepidev ja laeksid iga nädal video üles, siis see summa oleks suht okei. No süke väike tore nagu taskuraha lisaks. Oota, ütle niimoodi, sest me ei ole, ma YouTube'ist ei tea tõesti. Ütleme, sul on 10 000 vaatamist video peale. Palju sa saad selle eest siis nende reklaamiklippidest? Selles suhtes on seda niimoodi ühe video põhjal keeruline öelda, sest et kogu aeg vaata vanad videod on ka üleval ja nende pealt ka kogu aeg nagu tuleb juurde. Juhul kui keegi vanu videosid vaatab, siis kogu aeg see nagu tiksub. Aga kui ma paneks näiteks ma tean, see raha teema nii huvitav, et muidugi tahaks teada, muidugi ma räägin ka. Ütle nagu lihtsalt, et ma ei kujuta ette suurusjärkugi. Keskmine YouTuber on ju, tubli YouTuber paneb ühe video nädalas ülesse ja kui sa paneksid 6 aja jooksul, siis paned 4 videot ülesse, ütleme su ühel videol on 10 000 vaatamist. Ma arvan, Google maksaks sulle sellest kuus mingi 400-500. Midagi sellist. Et siuke, jah. Aga vaata ongi see, et kui sa hakkad seda tegema näiteks, et niimoodi, et su motivatsioon on raha, siis see ei ole, ja sa paned mingi ühe video kuus, see ei ole nagu väga motiveeriv. Et tegelikult seal on tihti ka see, et mõni video sul ei saa 10 000 vaatamist ja Google'is on siis süke süsteem, et sa pead iga kuu kokku saama 70 €, siis nad maksavad sulle selle välja. Kui sul jääb see sinna alla, siis nad ei maksa sulle sellel kuul seda välja. Et ta ei ole nüüd nagu mingi tohutult süke motiveeriv suur elatusallikas, aga tore kopikas ikka, sest tegelikult see on ikkagi suur töö, mis sinna sisse läheb, et see läheb sinu aja arvelt, see monteerimine, üles panemine, et sa ikkagi paned ennast niimoodi avalikkusele, et see ikka maksab midagi. Muidugi. Ongi vaatas, et nagu sa just ütlesid, et see tundub pealt näha, et see lihtne vlog, mis sa oled just kui mööda minnes filmidega, vaata kui palju planeerimist ja tegemist ja toimetamist enne ja pärast seda kõik on. Nii et väga tore, et ikkagi sellest raha saate, mul on nii hea meel. Et ei ole nagu niisama. See on Google'ist väga kena. Tõesti, aitäh Google, tore. Aga põhisissetulekuallikas on sul ikkagi ju Instagram täna. Mis hetkel sa nagu loobusid sellest põhitööst või üldse nagu päris tööst ja said nagu, et sa enam üldse tööle tagasi ei lähe? Vist ei lähe? Või kuidas see seis on? Mul on olnud mitu erinevat perioodi sellist, et enne nüüd teise lapse sündi ma vist aasta aega olin niimoodi nagu enda tööandja, et tõesti maksin endale niimoodi palka, et mul ei olnud seda
siis nii-öelda päris tööd on ju, kontoritööd. Et see hakkas siis kohe peale seda, kui mul see esimene emapalk sai läbi esimese lapsega ja ma lihtsalt pingutasin nii palju, et ma saaksin olla temaga see 3 aastat kodus ja kui mul tõesti oli selline variant, et teha seda töö otsa niimoodi sellisel modernsel viisil, siis miks mitte, on ju. Aga mingi hetk ikkagi tekib see, et endal tekib veel siuke ekstra teostusvajadus ja vaatad ringi, et kas kuskil või midagi oleks selle teemal pakkuda ja siis ma ju töötasin ikkagi paar aastat ka Spark Socialis, mis oli ülilahe aeg, et täiesti nagu perfektne töö sükestele meesugustele inimestele. Kas see veel toimib või? Praegu on Spark pausil, sest et meil on seal pooled on emapuhkusel ja siis teine pool teeb siis praegu freelance'ist, et see läks nagu niimoodi. Aga see oli ülilahe kogemus, sellepärast et ma olin nagu mitmel rindel korraga, et nägin seda maailma nagu tervikuna, on ju, et ma ise olin nii-öelda tööandja ja haldasin brände, aga samas kõrvalt tegin ka enda sotsmeetod edasi, siis mõjuisikuna. Ja see on päris huvitav näha seda kõike niimoodi süvitsi sinna sisse, et näha seda kliendi poolt, nende vajadusi, nõudmisi, siis seda, et kuidas teised mõjuisikud toimivad, nendega suhtlemine, siis kogu selle strateegia ülesehitamine, mis kliendil vaja on. Et see on kõik hästi põnev maailm. Üldse, ütleme, et on selline klassikaline turundus, aga siis selles modernses sotsiaalmeedia võtmes on ju. Ja nüüd tegelikult praegu ma olen ju ikkagi veel emapuhkusel, et teine laps on mul ju saab nüüd 2, et iseenesest emapuhkus mul veel kestab, aga nüüd ma ikkagi ise olen enda tööandja taaskord, et kasutan jälle seda suurepärast võimalust ära, mis ma siin loonud olen endale viimase 10 aastaga. Kuidas sa siis nüüd üksi kõiki neid koostööd ja asju teed? Kas sa teed nagu ka mehega või on sul, ma ei tea, õega või kui palju näiteks aega võtab siuke päriselt ühe koostöö tegemine? Mis see reaalsus on? Meie näeme seda 15-sekundilist või 30-sekundilist videot, on ju? Jah, ma ütleks, et laias laastus võtab aega ühe koostöö paika panemine, võtab aega laias laastus 3 kuud, sest mul on üldiselt koostööd ette planeeritud graafikusse 3 kuud ette. Ja see tähendabki seda, et sellised eksprompt asju ma nagu üldse sisse ei võta, ehk siis sellised eksprompt koostööd on need, mis ajavad meeletut stressi, ma arvan, laste kõrvalt, et sa pead ikkagi võtma selle aja, sa pead genereerima mingisuguse suurepärase idee, mis oleks orgaaniline sulle, oleks kasulik kliendile, oleks huvitav sinu jälgijatele. Et sellest ma olen nagu loobunud. Lihtsalt puhtalt enda meelerahu ja närvide jaoks, jah. Aga jah, mul on suurepärased abilised minu õe näol, kes siis ise ka tegutseb selles valdkonnas, on ju, ja ta tegutsebki siis praegu 2 rindel, et ise mõjuisikuna pluss siis ka brändide haldajana ja ka siis Sparkis tegelikult mul töökaaslane, kellega me seal Sparkis kohtusime ja tema mul ka hästi palju nagu abis käinud, et see on meie selline ülitore väike nagu kommuun, mis meil sealt tüdrukutest tekkis ja olla nagu selles maailmas ja põrgatada kogu aeg omavahel mõtteid ja üksteist nagu abistada, et see on hästi tore, hoiab endal ka mõistuse väga teravana laste kõrvalt. Aga mis on sinu jaoks olnud nagu selle kogu sotsiaalmeedia nagu võib-olla siuke pahupool? Kas on nagu midagi, see sulle väga meeldib, see on sul juba nii kaua sinuga kõik kaasas käinud 10 aastat, on ju, aga kui keegi väga unistab sellest, et mis sa tahaksid talle öelda, et mõtle selle peale, et ma lihtsalt igaks juks mainin, et see väike aga siin on. Või on tulnud ka mingil hetkel seda, et ma enam ei taha teha. Ja, väga tihti. Ja see on täiesti normaalne, sest et sa ikkagi pead nagu aduma, et sa oled jälgijate jaoks nagu nende mingisugune sõber või sa oled nagu sõber, kaldkriips avaliku elu tegelane jälgijate ja meedia jaoks natuke on, et nemad teavad siin nagu õudselt hästi, aga sina tegelikult ei tea neid inimesi, et see on nagu ajus tekib natuke nagu lühis sellega, on ju, et selle olukorraga nagu toime tulla, et inimesed on hästi julged oma arvamust avaldamisega ja vaata öeldakse, et kasvata siis paks nahk, aga selles suhtes lihtne öelda, on ju, aga ikka tavaline inimene olen, lihtsalt teen sellist viisi turundust, on ju. Et ega see paks nahk nüüd nii kergelt ka ei tule. Et ikka võtad südamesse ju mingisuguseid negatiivseid kommentaare, aga neid on muidugi väga vähe võrreldes sellega, mis on positiivne. Aga lihtsalt jah, nagu see võib olla keeruline, et sa oled väga
haavatav ja avalikkusele ju kättesaadav, et seda tahaks ka sinult sama küsida, et mis sinu meelest on, see on nii huvitav. Ei, räägi sina praegu. Sinu saade on. No jah, see on kindlasti üks asi, on ju. Ja ma ei teagi, tegelikult on ikkagi üsna siuke positiivne ja äge asi, mida teha, et vahest tekib ka siuke mõte, et issa, ma olen 35 aastane, et millega ma tegelen nagu, et mis asi, mida sa teed? Et kaua sa seda teed ja miks sa seda teed? Et endale nagu lahti mõtestada see, et see on okei, tee seda nii kaua, kui see asi toimib, kui see on sinu enda jaoks lahe, see toob nii palju põnevaid võimalusi ja miks siis mitte, miks tunda nagu mingit vale häbi selle ees, et noh, see ei ole päris töö. Et tegelikult ikkagi on, et mul on ju ma olen selles mõttes nagu ettevõtja ja maksan endale palka, maksan riigile makse. Et noh, kõik peaks ju olema nii-öelda nagu raamatu järgi korras, on ju. Et jah, ma ei suudagi nagu tegelikult mõelda sulle siin rohkem niimoodi praegu, et võib-olla sellised jah, suuremad otsused, et noh, kas näidata lapsi või mitte näidata lapsi, on ju, et see sotsmeedia on ju siin 10 aastaga ikkagi drastiliselt muutunud, et enda jaoks nagu võtta sellised mingid otsused vastu, mis võivad mõjutada seda sinu brändi ja imidžit. Oota, tead, ma võtan selle ühe küsimuse kohe praegu. Sest üks küsimus, mis jälgija saatis, oli täpselt sellel teemal. Oota. Otsin, kas aju suudab välja lülitada sotsiaalmeedia jagamisest, see tähendab siis päriselt puhata ilma telefonita. Kas see sinul suudab? Ei. ma ei hakka valetama, ei. Et kuna see on mu hobi, see on mu töö, on ju, et isegi kui ma käisin nii-öelda sellel päris kontoritööl, siis mu töö oli ikkagi sotsiaalmeedia turundus. Ma olen selles lihtsalt nii pea ja jalgadega sees, et see ei ole nagu selline töö. Vot see on võib-olla see miinus, et see ei ole nagu see 9-5 töö, millest sa lähed koju ja sa oled nagu kõik. Mul on kõik, ma vaatan homme edasi, võtan homme need asjad lahti. Ei, sa võtad need asjad kohe lahti, sa ei suuda. Sa hakkad lahendama, on ju. Sa hakkad genereerima, sul kogu aeg kuklas tiksub, et nii, mul on see tulemas, mis ma selle jaoks võiksin teha. Ja võtta, kui sa sotsiaalmeedias teed koostöid ja see on sinu töö, siis minu jaoks on nagu hästi oluline väärtus see, et minu sotsiaalmeedia nagu suures enamuses oleks ikkagi orgaaniline sisu, mida ma oleks sinna niikuinii tootnud, mis ei ole koostöödega seotud sisu. Sest see on see, miks inimesed tegelikult on tulnud sinna minu nii-öelda kommuuni, miks nad tahavad mind jälgida, miks neil on huvitav, ma jagan mingid retsepte, võib-olla mingid emadusega seotud asju, on ju lihtsalt mingid toredaid pilte, mida mul meeldib endale vaadata, panen kokku mingid reelsed, sest seda mulle huvitav monteerida. Et see koostööde osa oleks ikkagi nagu vähemuses seal. Et see on niisugune nagu tore lisa, et mina saan sellega raha teenida, vahepeal saan jälgijatele midagi toredat välja loosida, et see on nagu see väike boonus teile, on ju. Aga jah, see ei ole kindlasti niisugune asi, millest sa saad ennast välja lülitada täielikult. Et on kogu aeg sinuga kaasas. Kui sa minu käest küsid, siis see vist ongi üks see osa, mis mind vahepeal paneb nagu mõtleb, nagu kuidagi tekitama see tund, et nagu kurja, et nagu, et tegelikult ikka mingis hetkes, kus sa just omast arvustad hästi kohal ja oledki kohal, telefon on ka eemal, aga peas käib, et oota, see praegu nii, hea klõpsus hakkas või nagu, et see on tegelikult suht, nagu haige mõeldud, nagu ikka sa nagu näed neid kaadreid oma igapäeva elus, et see mind vahepeal nagu ennast vist häirib. Et vaata, ühest küljest on häiriv, aga teisest küljest, kui ma nagu üritan positiivselt mõelda, siis on see, et see on minu enda jaoks nii huvitav, et sul on siuke nagu foto nägemine, on ju, et lahe neid kaadreid klõpsida, ma niikuinii, enda jaoks lapsi niikuinii kogu aeg jäädvustaksin, et see on siuke nagu väike nagu nostalgia laks ka, on ju, et ma olen ise siuke hästi nostalgiline inimene ka, et meeldib nagu meenutada ja siukseid toredad hetki ja reaalselt nagu meenutada ja nutta, see on nagu minu siuke klassikaline. Ja kui ma mõtlen selle peale, et ma jäädvustaksin niikuinii, sest ma tahan kunagi neid asju järgi vaadata, on ju, et siis mul niikuinii oleks telefon käes ja ma teeksin neid pilte, sest mul oleks nii kahju, kui ma ei teeks seda. Aga sellele lisandub see, et mis sinna Instagrami minna võiks. Et sellepärast on ka see, et miks näiteks ma ei ole endale teinud TikToki kontot, sest ma tunnen, et ma ei suuda rohkem hallata veel mingisugust sisu juurde tootmist. Et mulle meeldib seal olla, ideid koguda, inspiratsiooni saada,
aga see on kõik. Aga samas nagu on nagu põne, mul on sama, ma nagu kuidagi tunnen, et see veel juurde võtta tunduks nagu kust ma selle aja veel võtan, aga samas see sisu on seal nii vahetu ja veel vahetum, et samas on nii äge, nagu tahaks, aga ma ei tea, kuidas. Ja, et TikToki sisu on rohkem nagu YouTube'i sisu, et jah, süke nagu päris elu, päris emotsioonid, kiired infovahetus, et minu jaoks näiteks TikTok on asendanud Google'it. Et kui mul vaja midagi otsida, kui mul vaja mingit retsepti, mingit vastust, et mida ma teen näiteks, kui ma lähen Veneetsiasse, siis ma lähen TikTok'i, otsin seda sealt. Et ma tean, inimesed näiteks kasutavad ka ChatGPT-d, ma ei ole nagu veel sellega saanud niimoodi päris, ma ei tea, mis sellega tegema peab, aga mul on TikTok selle. Jah, mul on ka retsept, siis kohe sinna. Saab kohe videopildis ja kõige paremini. No äge. Super, ma arvan, et me võime jõuda sinna oma küsimuste ja teemadega, et mis siis nagu edasi. Nagu sa ütlesid, praegu sul ikkagi emaduspuhkus veel kestab, on ju, ikkagi oled ise hetkel oma tööandja. Kus sa siis näed, just keegi ka küsis konkreetselt vist, et kus sa 5 aasta pärast siis oled? Et mis su need unistused, plaanid, sa ei pea nagu konkreetselt kõike lahti rääkima, aga mis suunas sa liigud? Jah. Kuna ma ei oska absoluutselt ette ennustada, mis sellest sotsmeediast näiteks 5 aasta pärast saab. Mul kuidagi väga kehv selles võib-olla pika pildi nägemises, et siin üritan nagu rohkem olla selles hetkes ja kasutada ära praegu seda võimalust, mis mul on praegu antud ja seda üritada nautida nii palju kui võimalik, on ju. Siis ma ei usu, et ma nüüd võib-olla valdkonna mõttes väga palju kuskile kõrval kaldun, et ikka ma jään oma sinna turundusliistude juurde. On ta siis sotsiaalmeedia turundus, on ta mingisugune klassikaline meedia, nagu ma vanasti tegin. Aga kindlasti ma ei viska kõrvale ka seda enda sotsimeediat, on ju, kuni see mulle endale veel nii palju sükest huvi ja rõõmu pakub. Aga eks ma ikka sinna valdkonda, ma arvan jään, et viimane kord ka, kui ma just parki läksin, siis samamoodi ju nad ise võtsid minuga ühendust, et kas sa tahad meile tulla ja see oli lihtsalt suurepärane uudis ja see tuli mulle ju ka läbi sotsmeedia selles suhtes. Aga kui praegu keegi sul pakuks, kas sa läheksid või? Nüüd ongi olnud tegelikult viimase poole aasta jooksul on tulnud paar pakkumist, mis on kõik olnud ülipõnevad ja ma oleks päevapealt endasse ettevõtetesse kõikidesse tööle läinud või hakanud neile sotsmeediat tegema, et nad on olnud siis erinevad brändid, kes on kas ma oleksin huvitatud nende kontode haldamisest. Aga kuna hetkel ma olen veel 1 lapsega kodune ja oma peas ma olen välja mõeldud, et see on minu nagu viimane väike laps, siis ma olen võtnud teadlikult selle, et ma olen temaga praegu kodune, sest et ma saan kõrvalt teha ka midagi muud ettevõtjana. Ja on olnud raske nendele brändidele ära öelda, sest et ei tea ju kunagi, mis võimalusi veel tuleb, kas keegi veel midagi pakub. Aga hetkel lihtsalt ei ole see aeg, sest et töö ei jookse eest ära. Tööd on alati, aga lapsed jooksevad eest ära ja see on olnud selline viimase, nüüd saab mul 2-aastaseks väiksem laps, et ta ongi viimase aasta selline hästi tugev nagu mõistmine olnud, et nad on väiksed nii lühikest aega ja et nende lapsepõlv ongi nagu praegu see meie igapäevane elu on nende lapsepõlv, mille nemad mõtlevad kunagi tagasi, et see oli lahe aeg, et see ongi see hea aeg, milles me oleme nagu praegu, et ma olen võtnud nagu oma peas selle raske otsuse vastu, et jah, et ma võiksin minna, ma tahaksin, mul oleks motti teha, aga ma tahan lastega rohkem praegu olla kodus. Nii ilus, nii tore. Jah, et mitte ainult lapsed ei vaata, vaid ka sina kunagi ise vaatad. Kui saaks, vaat alati öeldakse, et ma ei tea, surivoodil kellegi käest küsitakse, kuhu sa tahaksid tagasi minna, siis see on see aeg. Praegu meie elame. Sellest, et kui see on sul igapäevaselt nii raske, et vaata, kuidas see ütlus oli, et päevad on nii pikad, aga aastad on nii lühikesed. Täpselt. Nii on paraku. Et me elame praegu oma elu, ma arvan, kõige ägedamat aega. Et seda teeb vahepeal lihtsalt endale päriselt ka täpselt nendel päevadel, kus kõik on tuksis, siis tegelikult see on kõige ägedam elu meil praegu nüüd. Okei. Nii, üks küsimus jäi nüüd sinu jälgijate poolt, millega me võtamegi kogu saate nüüd kokku. Aitäh sulle jälle, kallis küsimuse saatja. Mis on kõige olulisem õppetund, mille oled viimasel aastal saanud? Ma tegelikult täiesti jätakski selle sama mõtte siia, millest me just rääkisime. Mõtlesingi, et sa tegelikult just vastasid sellele. Et kuna mu väga suur fookus ikkagi on praegu see lastekeskne elu ja nendega olemine ja selle töö ja koduelu balansseerimine nende kõrvalt, siis
just see, et saadagi aru, et sa praegu oledki selles hetkes, mis on need vanad head ajad, vaata, mis sa kunagi mõtled, et need olid need vanad head ajad, et nagu endale seda meelde tuletada. See läheb meelest ära kogu aeg, aga kui sa tuletad selle meelde, vaata, iga õhtu lähed voodisse, mõtled, et ei, tegelikult oli hea päev ja, et homme on ju parem päev ja kuigi päeva jooksul sul on neid mingeid murdepunkte nii palju, aga üldkokkuvõttes sul lapsed magavad, vaatad, nad on nii nunnud ja et jah, praegu ongi kas sa päriselt magama minnes teed, ma ei tea, oma neid tänulikkuse mingeid 3 tänulikkuse punkti või päriselt mõtled ka sellele, et kurat, see jäi tegemata või see jäi tegemata või suudad sa tõesti need positiivsed asjad üles noppida või? Ma tavaliselt scrollin TikTokis ma ei mõtle mingit. Seal tuleb ette vaata igasuguseid need emade videoid, et need ongi need vanad head ajad, millest praegu mõtlen, et need ongi need vanad head ajad. Ja siis sa lähed selle hea tundega magama, et jah, need ongi need head ajad. Thanks TikTok, et sa meile elutõdesid meelde tuletad. Jah. Aitäh sulle, Liisa, kuule, vaata, kus tõid need reaalsed asjad siia päevavalgele. Kui scrollidki õhtul TikTok'i ja oledki people pleaser ja ongi vaja näägelda ja selline see elu on. Selline see elu on. Ja nii ma usun, et on tegelikult paljudel, nii et aitäh, et sa olid nii aus selle kõige jagamisega. Ja täna ma annan sulle kohe kingituse kätte. Siuke eriline puhk. Selline Denim Dreami karbis on siis Placenta Active'i juuksehooldusasjad, et su juuksed veelgi pikemaks ja vohaksid. Väike kessikingitus on seal, nagu ma kuulsin. Siis saad meie head Dream Cafe koogikest siin maitsta. Need on meie otseselt Denim Dreami keskusest. Piilu sisse, vaata, mis seal on. Vaatame, teeme unboxing. Unboxing otse laivis. Nii. See mul üks on juba. Jaa, see on väga mõnne. See mul juba kotis ka. Nii, väga ilus kott on see vist on ju. Jah. See on ju nagu käekott. Ma arvan, sa saad seda vist mõlemat pidi kanda. Väga ilus. Nii. Siis on meil siin Placenta Active. Ampullid ja šampoon ja... Issand, kui tore! Ma arvan, keegi ei olegi ju näidanud, mis siit boksist karbist saab. Nii et nüüd me näeme Placenta Active'i ja kõik šampoonid, ampullid, balsamid, juuksed hakkavad veelgi paremini kasvama. Nii, aitäh siis kõikidele kingituse tegijatele. Suur tänu, aitäh Dream Cafe'le. Seda kooki me saame kohe koos nautima hakata. Kauplustes muideks hakkasid just aled -50% juba. Kogu hooaja kaup on -50% soodsam. Kaupa veel on, nii et minge võtke viimased magusad maiuspalad ära. E-poes on ka kõik saadaval, nii et juba uute kohtumisteni järgmisel kuul ja tšau! One unique, one special vibe.